Hakkame siis pihta suure projektiga, rahvas on närvis, midagi juhtunud, midagi tükk aega ei juhtu, siis noh, kas ei tulegi muutust või kas ei tulegi positiivset muutust meile soodsat on ja seda juhust. Ma saan aru, see on üldinimlik probleem. Ja no, kui ka ei lähe tükk aega action'iks, siis on noh, veel suurem jama, isegi kui see action nagu oli vastukäiv, onju. Et noh, tegin neid töötube, siis neid mingi, noh, osad sõimavad, et meie ei saanud raha sealt, aga noh, midagi uut toimus, uus tohutu projekt on, et äkki midagi muutub. nüüd on selle suvel pooli jätnud, siis on jama, et ei ole ühtegi suurt muutust ei toimu, et nad ei olegi lootust enam, ei olegi lootust, et üldse midagi muutuks, kuskil. Kui keegi ei tee uut suurt projekti, et siis on halvasti. Et mul seda filmigrupi või seda meeskonda ei ole praegu võtta, nagu kunagi oli, et läksin TV-s edasi seal, et need päris filmigrupid tegid ennegi mingit action'it, nad TV3-s, need päris filmigrupid teevad need päevas stuudiostseeni kõik valmis sealt seal, oma mingid näitemängu teha või et see oli päris lahe, suure kommuuni taga, see TV-kas või see TV3 on ka nii agressiivseks läinud, et jookseb mingite ainult skandaalide järel või mis on nagu kõige ekstreemsemad, ütleme, et spordikanal on hakanud ekstreemsporti filmima või et seda ei viitsi keegi vaadata, et see content, mis seal nagu tuleb, on nii heavy. See on selle viga, eks neil on siis aega pärast muidugi analüüs. Mul ei ole seda gruppi üldse, mitte Marius oleks nendega otseselt, aga et see kaamera kvaliteet on praegu siuke, et ei ole sinna filmimaailma sukeldunud. Et kuidas siis võita sõpruse kino klient hoopis brutaalsetesse mängudesse, et nad tuleks videomängudesse selle asemel, et armastused ja sõprudest filme vaadata füüsilises kinos. Et see Steam näiteks on toodult solvunud, see suur online mängude pood, et keegi ei suvatsegi enam online olla üldse suvel eriti, et rahvas ei ole online, tahab offline füüsilisi DVD-l mänge, mis see olgu, me tahame, et kulutaksid online meie suurtes poodides. Ja online on see, et ei saa midagi aru, mina kulutan ainult seal nende koolides, mis seletavad midagi. Seal mis see kaua sa jõuad seda täiesti tundmatut osta, mingi alien mänge juba mingi kõva ketast täis, nüüd see mängid 5 minutit, see nagu kuu aega oleks saanud targemaks. See ei jõua nii ruttu õppida või Senva koolis ka, et nad õpid 10 minutit ja 3 aasta kogemus olemas, et see need pakuvad ka mulle, et osta on ju 8 või mitte 8, vaid 10 korda suurem on tasuline osa, saad kõik endale. Praegu on see aasta on mingi 45 eurot või isegi vähem oli, nad lasid alla hinnast. Aga et osta 10 korda suurem, siis ei ole aastamaksu. Mis ma teen, ma 3 sekundi vaatan ja mul on mingi 6 kuu materjal olemas, et tore oleks muidugi kõiki neid keeli osata, ja selle kõigil on sama viga, et see pakkumine on hästi suur, et ja mul ei ole internet, mina ei taha ka seal internetis kogu aeg olla, et pigem võtta selle offline füüsilise mingi asja, et mängid rahulikult, ei ole mingi internetis telefonis tõmblemist, et kogu aeg keegi küsib või tahab midagi online, et osta on äkki hoopis midagi muud, sealt mingit teiselt turult. Miks ei või offline nagu rahulikult mängida, aga nad ei ole rahul, nad ei jäägi rahule,
online videomängude poed, ma ei näe, et too nagu rahule jääks. Teine, kes ei jää rahule kunagi, on siis see mobiilioperaator või et keegi ei käi enam seal mobiilides ka eriti, et mobiili kasutatakse hädavajaliku tööriistana siis mingi muuks otstarbeks ja keegi mobiilide põhifunktsioone nagu mingit telekanali või helistamine või seda ei taheta isegi. Ja siin see jutt nagu ongi tagasi, et nad ostavad need filme küll, aga mujalt, et tema käib sõpradega kohvikus või kinos, ta ei taha, et ta koju jookseks juhe, et täna nii, et mis vahet seal lõppude lõpuks on, et kes mis visuaali on näinud kuskil. Lõpuks igaüks teeb ikka seda, mis endale meeldib, et need telekanalite tüübid on ka toodud agressiivsed, et see lähed toidupoe ukse sisse, see taastub tee peale ette, et kuule, et te ei ole ostnud meie telekanalit, et teil ei ole telekat, et mis asja sa teed. No ja olen päris riskantses olukorras, aga et ma ju ostsin teie seda spordikanali 3 kuud. No ei, see on kõige väiksem, mis see spordikanalist on, see spordikanal on teistega kaasas ja moodustab selle sajandiku sellest, mitte, et see ei ole nagu seda, et muidugi soovitatakse liikuda tarkvarasse meelelahutuselt, et ära riski ja nii palju. Eks ta õige selles mõttes ole, midagi seal on, et miks ma ei peaks tahtma suurest telekast hoopis tarkvara vaadata, ja vajutada, mingi, et jälle ostad 1 euro eest hoopis selle asemel, et 1000 euroga ja 10 läpaga üksi 2 koolis aasta aega töötaja. Selle asemel võiks ju osta mingi tarkvara kaudu mingi 1 euroseid panustad jälle $1 ja Brasiilia võidab Norrad, saad 1,2 tagasi võib-olla, miks mitte, aga selline see YouTube liiatsi pakkumine siis praegu, mis ei sobi usun kellelegi, et see platvormi, kus ma seda levitan, see proovib ka seda eemaldada, tasuta content, see ei ole hea mõte, Userid on muidugi sillas sellest, et oi, et vau, 1000 jälgijat, 100 jälgijat, teeme kommuuni, aga see platvorm ei taha seda kunagi, et neil on nagu, et me ju müüme siin, noid kallid asjad, mis ta seal möllate, tõmbavad chati maha, et keegi saaks chatida enam, ostke, mida te chatite, raha häda on igal pool ja see on selle exploitimise ja konkurentsi tulemus, et igaüks on selle maksimumtulu peal seal väljas olnud nüüd oma 3 aastat ja on ainult üksteise vastu võitlemine alles jäänud. Et keegi ei julge mujale ka minna, võib-olla peaks minema oma maale ja hoopis Hispaaniasse minema müüma, et äkki seal ta ka muidugi olnud. Et sellisel juhul, kui kuivab kokku ja kõik exploitivad üksteist, siis mida ei teata on see, et siis ära tee midagi lihtsalt, et kõik on tegelikult hästi. Mina ei ole võlgades või selles mõttes, et mul ei ole vaja teha seda tööd. Zone ütleb ka, et need on nii väiksed ja tähtsused need ärid, mis te teete, et see ei pea tegema üldse, et see ei ole oluline. Ja see kodileht mul on seal püsti, seepärast, et ma olen väga tugev asjaarmastaja ja asjaarmastaja tehtud ettevõtte, miks ma ei peaks seda tahtma, eriti mõistliku tasu eest. Ja see hinnatõus ei ole seal ka nii metsik, et need vähemalt enam natukegi vaatavad ette, mitte need kõige riskantsemad nagu mingi Tele2 ja LHV, kes lihtsalt pea ees lähevad kuhugi. Et need Zone ja need vähemalt vaatavad natuke ette, et saatis ja arve 6 aega varem ja 15% suurema, aga ta on selle eest jälle väga tulusa kodulehe pakun. Et päris igale poole ei tahagi enne minna mingi turundama. Ülinaljaka nõuande sain sealt YouTube'ist selle
Toomas Brašovst, see videogame developer nagu harib, on ju. Ta teeb, ta on nii naljakas vend, on ju, teeb mingeid TV-show'sid, on ju, mänguarendusest. Siis mänguarendus keegi ei taha, siis teeb neid TV-show'sid, on ju, sellest hoopis müüb seda, on ju. Ja räägi sellest, on ju, et liida YouTube, on ju, oma sellele veebipoe külge, on ju. Kuidas, et kui mina alustaksin osast peale mänguarendust, ma teeks nii, et ma liidaks YouTube kanali oma veebipoe külge, on ju. Et vahendaks seda liiklust, et suuna YouTube'i kaudu on sinna ja vastupidi. Ja see oli nagu mega naljakas ja ma kohe launchisin mingi uue online mängu sinna ja see oli päris naljakas ja tasuta panin selle, ja sain edasi mänguarendus, et inimesed tundsid huvi, sain nagu läbi, et väiksem eesmärk töötasid. Ja nüüd mida ma enne julgen tõeliselt, ongi, et see YouTube on nüüd nagu pahane, on ju, et ainult 3 kuud on jälle, ainult 3 kuud ostsin, ainult 3 kuud ostsin enda seda mingi premium teenust, on ju. Selleks, et õppida professionaalselt, mõtlesin, et kui ma panen raha sinna, siis ma õpin professionaalsemalt. Nii ka muidugi läks. Ülejäänud need tootjad, videote tootjad saavad kadedaks, lähevad agressiivseks, hakkavad sitta content'i panema YouTube'i, siis tuled ära sealt jälle, mida sa vahid tollest jurast, kuidas need oma AI-ga sust üle sõidavad, et filmivad seda ka, et miks ma peaks sükest asja vaatama, et pean ikka oma tarkvara, see Microsoft Office 2010, vaatad kõik saada, paned tolle hoopis. Aga siis jälle ei võta tõsiselt, see on mingi pulli tegemine, et mul on äritarkvara, minu äri kasutab äridele mõeldud tarkvara, päris naljakas, nad peaks olema parem, siis see vaba, see LibreOffice shit on nagu nii pask lihtsalt nagu need usuvad, ma ei tea millesse, mingisse eurorevolutsiooni või ma ei tea millesse need usuvad ja nad saadavad seda paska kogu aeg ja nad nagu mingid räägivad kuidas see, kuidas mingi spetsiifiline mingi Tšehhi või Ungari on ja see vabavara vasakpoolne erakond nüüd on ja astub võime, ta on mingi ära kammid natuke, tee hea tarkvara, mida sa sellest poliitikast jahud on ja kui sa oled tarkvara kirjutaja, et sinu töö on teha head tarkvara tasuta, mida sa määrad on ja mingi poliitilist tulevikku on, et lõpeta see palun ära. Ja siis ma läksin sealt ära ja läksin ärisse ainult, et kõrin nii edalast. Kunagi oli Linuxi hiilkajad, sinna võtsin nagu vabamalt, kui oli need Linuxi hiilkajad, et siis ei olnud niisugust survet nendes Linuxites, et astu erakonda või täiega absurd, mis seal toimub. Et ma ei hakka neid kõiki nimetama, aga need vabavarase programmid on sinna ja praegu läinud. Et loodavad niiviisi siis saada endale järgijaid. Ja mina siis selge signaal, et ainult erasektor, et ainult eraettevõtlused. Ja YouTube ei ole ju huvitatud nii väikeses koguses, mis mina teen, et neil on need suured filmid, suured stuudiod, ettevõtted, kes neile maksavad, et nad saaks seal turundada, nad tahavad mingi head tehingut. Kõik tahavad head tehingut, ma saan aru sellest, mul ei ole ühtegi head tehingut neile pakkuda, mul on mingi see väike kanal, mida 50 inimest soovib vaadata. Ja nemad on umbes, et tee 100 korda suuremaks või pane kinni. Kuidas ma teen selle 100 korda suuremaks selle kanali, kes seda teeb, kes seal videotes siis esineb või selleks ei ole mitte kedagi, ega ma ei hakka ju filme tegema selles mõttes või kõik teevad rahaliselt, nad on huvitatud, et sa annad neile mingi raha ja siis on need turundad seal. See oli ka naljakas nende puhul, sama asi oli seal Google'i siis sükes väiksel vennal, keda nad exploitivad mõnikord on see Meta ja Facebook, Instagram, et seal oli ka see, et nad ei ole huvitatud sellest, et sa hakkad seal mingi oma asja müüma, et jah saab, aga see läheb mingi hullult närvilise platvormi ja paneb sul selle kinni lihtsalt, et läheme nende tasuta osades sellest müüma, aga niimoodi, mida see endast mõtleb, et meie tahame raha, et tule osta meilt, et osta umbes ingliskeelne Postimees, aga mis käib sul iga päev ja on ju 1000 korda suurem. Et need väga huvitavad kollased ajalehed mingi New Yorgist, aga kaua sa ikka seda loed, 2 sekundit loed ja ma ei taha ikka iga kuune $5 maksta tollele. Mitte, et see halb asi oleks, aga mitte, et mulle kollane meedia ei meeldiks, aga ma nii suur fänn vist ei ole sellele, et omal ajal see Postimees oli ka päris heal tasemel, et siuke veebiversioon oli neil ikka naljakas ja nüüd nad proovisid nagu veebis kõiki võita veebis,
ja sai päris valusalt vastu näppe. Sõideti üle põhimõtteliselt Postimehest mingi digiturul. Ja see ei meeldinud neile üldse. Ja samal ajal nende see füüsiline ajaleht kuivas täiesti kokku. Et see läks mingi kvaliteet läks sitaks. Ja siis veebis kaotas konkurentsile, see ongi jama, et mine kirjuta oma väikseid neid ajalehti jälle uuesti. Ja tublid, et veebis proovisid, et täitsa huvitav oli mõnikord, et tasuta osas on ülejäänud inimeste tasuta osad olid mingi, et mingi tüüp on heal juhul tõmbab mingi sigaretti ja loeb mingi raamatit. Neil oli mingi siuke 3 Eesti superstaari mingi intervjuus ja mingi kinni makstud mitmed tuhande. See oli nende see tasuta osa Postimehele. Miks mitte mõnikord vaadata minut aega, raha ei soovi maksta. Et kulukas, et selles mõttes püüdsid väga tublid. Et mina seda Eesti meediat teada ei olegi leidnud viimasel ajal, et TV3 läks agressiivseks ja siis Zone'i mingit uudiskirja loen. WinTV-dele hakkan vaatama. See on see kasiinode mingi huumor, et seal on pokkeri osa ka mõnikord ja väga naljakalt räägivad sellest gamblingust ja kasiinodest ja pokkerist. Annavad head nõu, need on kursis nagu valdkonnas, et need saidid on praegu sellised ja näete, saate seal mängida ja võita, et nendest ju olete üle ja midagi sellist julgustavad. Et jah, aga ma saan aru, et see ei meeldi mitte kellelegi, sest kõik tahavad raha ja kust see raha kokkuvõttes tuleb, et ja ega turul päris nii ei käe, et see on mingi halastusest ostad, et see ikka ju pead ju tahtma seda asja, lähed turule, kui sa maasikad ja mustikad, sa tahad maasikat, siis sa ei osta ju mustikaid, et see selles mõttes see päris nii ka ei käi, et annetus ei käi ju päris sealt kaudu, et võtke, hoiame teid elus, et see ei ole päris hea mõte, siis kui sa ei taha seda toodet üldse, siis ikka ei ole vist, oleks päris hull kämbel seda ikkagi osta. Ja külmkapp on siis ja külmkapp on ju olemas, et külmkapp ei ole mõtet osta. Et neid on juba mitu. Jah, et kogun raha, et see elav eakas päris head intressi maksma. See on ülinaljakas lugu muidugi, et mängin seal 10 sendi, 20 sendi sisseostuga vana nõks, et lähed hästi madalale ja võidad selle. Ja LHV maksab suuremat intressi, kui need võidud seal. Pane 200 € kogumiskontole, see ei ole ka soovitud. Kogumiskonto võid igal ajal ka ära võtta raha, midagi juhtu. See ei jää sinna kinni. Ja maksavad ülikõrgit intressi. Mitu paini kuus. Et üllatavalt hea pakkumine ja mis ta on mingi alla 2% aastas, mingi käibemaks läheb maha, aga et toredad tegist, ta on ja pea ees kuhugi hüppab mõnikord, aga enam-vähem ikkagi hea usaldusväärne pank. Jah, et soovitatakse võtta risk veel vähemaks, mis tõesti töötab või töötaks. Eks see YouTube on ka üsna riskantne platvorm, Taavi Timmi mingi YouTube liiatsen ja mida keegi ei taha, aga eks ta on arendav. Pärast 5 kuu pärast vaadata, et mis seis oli, aga kaua sa viitsid seda teha, mingi ettevõte. Ma tegin seda kunagi rohkem, mingi ettevõte, mingi logi asjad, sai enam-vähem paika tegelikult selle esimese aastaga ettevõttel, et mitte esimese aasta, vaid esimese kooliaasta, kus need töötoad olid, et sain enam aru, mida tuleks hakata tegema. Need füüsilised töötoad lastele, vaimustus, noortekeskused vaimustuses, koolid vaimustuses, lapsed vaimustuses, lapsevanemad vaimustuses. Kes ei ole vaimustuses, on muidugi vahendajad, näiteks kinnisvaraomanikud, kelle juures ööbitakse, need ei taha seda üldse, sest nad ei saa eriti palju sealt. Ja siis mobiilside ei ole muidugi sellest vaimustuses ja keegi ei käi seal enam, kõik saavad füüsilist hoopis kokku ja siis see ei sobi inimestele. Aga osapooled on vaimustuses. Et jah, vahendajatega on raskused, et vahendaja tahab raha muidugi kõik on käibes kuskil mujal, eks peaks vahendajale rohkem andma, et kallis kinnisvara omanik, kes lubab mul siin olla või kallis üürile andja, võta ja suurem üür, palun võtke. Aga ei olnud ka, mul oligi see, mul oli kõik oli käibel, ülinaljakas vend muidugi. Et
homsest on üür 250, 350 on. No mul oli niimoodi, et pärast seda 250, mul oli 10 eurot toidurahaks kuuks ajaks. Aga ta ei teadnud seda. Tõesti 100 eurot üüri ja ma kadun sealt muidugi 2 päeva pealt, et ta ei saaks teada seda. Siuke, kõik ei ole hea teada. Et isegi viisakalt öeldud, et vahendaja on hädas, mitu vahendajat on hädas ja see jälle ei sobi, et siis need vahendajad jälle kallid tõstavad hinda, näiteks Tele2 tõstab hinda. No jah, nüüd on teinud teenuse paremaks, ega miks mul nii suurt on vaja, et 25 asemel on nüüd 30 on ja piiramatu mobiilne 4G, aga nüüd 30 on juba on ja ühe lapse kuutasu on ja selle või noh, et eks ma maksan tolle ära, et nüüd ülejäänud on ju veel tõstnud teda hinda, et kunagi oli, et said mingi 15-ga said piiramatu ja 12-ga, aga osad räägivad seda juttu, et no vaheta neid hästi ruttu, need mobiilside omasid, et siis nad hakkavad sul järele jooksma, aga see on ju mingi väga hull käki keeramine neile jälle, et siis kõik kaotavad siis lõpuks ja mängid tolle üldse maha, et see mingi keerad ühele sideoperaatorile käki, keerad teisele ka veel, siis kolmas ei julge enam pakkuda. Ja siis no odavama internetiga on ju see, et see võib mingi pask olla ka ja noh, et selles mõttes. Ei no mida kallim, seda parem, ma usun selles, et no miks mitte, ja siis panna neile. Mul vahepealt oli, mobiilside oli tegelikult üle 30 ka, kui ma ostsin neid spordikanaleid sealt mobiilside kaudu ja need tahavad jah, ma nende mingeid seebikaid vaataks, Your battery is running low, no paneme selle ära siis. Ega sellest ei tule ja sul nahka. Et jah, et enamik on ja õnnelikud siis, kui sa tavalisest rohkem nendele kulutad. Et ainus, kes on viimasel ajal minult raha saanud, on siis välismaa videomängude loojad, kes on siis väga häid mänge suutnud teha. See on isegi okei, see isegi sobib kõigile, aga nüüd on jälle kokku kuivanud see raha kõigile nende ja naljaka teha seal on see, et nad ei julge küsida ka otse, mis on veel hullem, et ta kardab üldse kaotada seda juba, mis on juba muidugi juhtum mitu korda, aga Zone näiteks lihtsalt küsib seda, ilma et tal oleks mingi häbi, sellepärast, et ma olen isegi seda teinud või selles mõttes, mul oli tava ja mul kõrged standardid olid, kui ma alustasin need töötubad, et alles pärast, kui ma olen 4 korda kuus andnud töötubad, siis ma küsin see 30 eurot lapsevanemalt. Aga vahepeal oli nii, et oli mingi raha häda jälle juba, siis küsid ikkagi mingi, no mitte pärast 4. töötuba, vaid juba pärast 3. niimoodi, et sellest ei ole muidugi midagi, eks ta kord kuus maksab, aga et selles mõttes mingisugune kvaliteedi langus, et arve ei tulnud kuu lõpus täpselt enam. Et noh, saan ju aru, et ma olen seda isegi teinud, et arve varem saatnud ja nad maksab varem ka, nad saavad sellest aru, et tüüp ja ilmselt hädas, et härra kunstnik on ilmselt hädas ja noh, pigem maksame talle, et siis laps käib edasi seal huviringis ja no arvutimängud selles mõttes, kõik on siin kunstnikud, et arvutimängude kunstnik nii-öelda. Ja, et kõik on kokku kuivanud, kõik tahavad tohutu raha, hästi palju raha, kellegi pole raha. Noh, et ja selline mittetegemine. Sellest mittetegemisest ma läksin spordiga edasi, mis jah, muidugi ei meeldi kellelegi, mis meeldib ainult kommuunile. Ja noh, soolosport siis töötab enda jaoks, et miks mitte, ääriliselt selles mõttes ei meeldi kellelegi, et ma mäletan, et käisin seal Eestis International School of Tallinn huviringi andmas. See kohkus ära mõnikord, kui me spordialatsitega hästi ruttu seal tegevusi tegin või et ei ole aega, on ju seal isegi mingi tsiviilkooliga on ju mingi tegelda, jooksed spordialadega huviringi andma. Et see neile ei meeldinud, aga ma olin edukam kui oled õpetajad natuke,
no ma saan aru, et ei sobi, onju. Aga mida ma teen? Mul on vaja joosta 2 miili onju jooksutossudega, sellepärast et ühistransport on ummikus onju. Ei ole teist varianti, ma pean spordis saama onju hoopis heaks, et noh, kes ei soovib Tallinna linnas jalgrattaga kõnniteedel sõita 30 kilomeetrit tunnis, mina ei soovi, et pigem ma võtad seal natuke ühistransporti onju, vaadake, chill'id, käid kuskilt onju mingi kohvi joomas või noh, kuskilt poest läbi ja siis on ju rahulikult lähete seda huviringi andma, aga mitte kihutad jalgrattaga mööda kõnniteid ja ajad jalakäid alla, et noh, see on natuke nagu noh, stressi tekitav, nii et ja noh, mõnikord see ühistransport ei töötanud üldse. Mis on mõnevõrra häiriv, kui see, noh, aga ma läksin alati varem, onju. Üks kord vist oli niimoodi, jõudsin ainult 2 minutit enne vist kohale, aga muidu ma jõudsin alati pool tundi enne kohale. Et jah, ma saan aru sellest murest, et kedagi pole seal nii-öelda tsiviilhariduses või siis noh, tsiviilerahariduses, mida ei julgeta küsida, onju. Ma saan aru, et seal pole kedagi, onju, aga noh, nad pigem ka onju ikkagi müüvad seda onju, kuigi need tehingud on muidugi mega head mõnikord, noh, need nii füüsilised kui online koolid, need tehingud on muidugi mega head seal nagu, aga sa pead sellest onju nagu mingit tööd tegema, noh, selles mõttes, et miks ma peaks ostma onju eraharidust, kui ma ei kasuta seda onju, et sa ei jõua seda kõike nagu ära kasutada, need tehingud on muidugi super head onju, nagu füüsilises koolis ka onju, et see super onju, luksus onju, mega hea raha onju. Aga ma ei ole onju seal, ma olen onju mingi sportjuht onju, ma ei ole nagu too onju, too nohik programmeerija või too onju, keda on vaja onju, kes sealt suudaks passida onju pikalt, kes oleks seal onju kogu aeg. Noh, nii palju ja tollest, noh, eks järgmine aasta proovime uuesti, et äkki saab ikka käima tulla ja positiivse suhtumisega, hea tujuga töötamine töötab. Lähen hea tujuga peale sügisele ja eks see suvi muidugi ei sobi üldse, et noh, et ei toimu üldse midagi, nagu ma videovalguses ka ütlesin, et suvel noh, null tegevust ja kohutav, ei saagi vist midagi. Kõigil raha otsas siin ja noh, mis noh, jah. Täitsa huvitav video see.